Tere tulemast vaatama virtuaalse tantsulahingu teist saadet. Tere ka minu poolt kõigile. Loodan, et nii tantsijatel kui ka treeneritel möödus vahepealne aeg mõnusalt ja trennisaalis põrand on tantsimisest tuline. No ehk mitte sama tuline kui see kuumus, millega Päästeamet kokku puutub. Mäletad, käisin Põlva päästekomandos päästjana kätt proovimas ning parem oleks, kui tuli jääks ikka õige ametimeeste valve alla. Mulle tundus, et ka sina saaksid tulekustutamisega päris hästi hakkama, aga videos paistis, et vooliku ja veega sul probleemi polnud ja ehk kuumad tantsupõrandad ikka kustutamist ei vaja. 3 nädalat on läinud nii kiiresti. Vahepeal on palju vett merre voolanud, nagu öeldakse. Ja palju ägedaid tantsunumbreid on loodud. Kindlasti. Mäletad, esimeseks ülesandeks tantsukoolidele sai esitada meile üks tantsuline nipp, mis päästaks päeva. Neid häid nippe leidsin mina esitatud tantsukavadest küll. Näiteks nagu sõpru tuleb hoida lähedal ja nii on kõik tegemised palju toredamad. Aga mis hea nipi sina leidsid? Minu jaoks oli väga hea nipp, et kui sul on mure, siis kindlasti helista ja kõik probleemid saavad lahendatud. Aga vaatame nüüd korraks tagasi, milliseid vajalikke nippe ja head koreograafiat jagasid meiega võistlejad. Väga äge, et tantsulahingu osalejad on nii loovad, väga osavad kasutama tänapäevaseid tehnilisi lahendusi ja kõige selle juures oskavad olla ühtaegu lustlikud ja ka hinge liigutavad ning pakkuda vaatajatele nalja ja emotsioone. Täitsa nõustun, et mõnus segu head tantsu, suurepäraseid ideid ja kadestumisväärselt head tantsutehnikat ja küllaga vahvaid tantsijaid. Aga Emil, sina vist tead kokkumiksimisest ja teaduslikest segudest ning katsetest palju rohkem kui mina. Ma nüüd päris kindel pole, et julgeksin siin nüüd kohe kõiksugu ainete ja katseklaasidega möllama hakata, aga seda nüüd küll, et üks maruvinge päev mul Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis oli. Ehk et nüüd oskad meilegi õpetada, kuidas teha kunstlund või apelsinist õlilampe või õnnestus sul mingeid materjale lausa rakkudest lammutada. Aga igatahes vaatame nüüd, kuidas läks Emilil töövarjupäev teadurite juures. Külvad siit niimoodi, siis steriilid naela, tõmbad siit üle, siis jälle steriilid, tõmbad jälle. Niimoodi lahendatud, mis on üksikut koloonia. Ühest ja tõmbad sama teist tagasi. Ta ei lõhuks seda vabariks naine. Algselt on tõmmatud siia. Tere Sulev! Tervist! Äkki tutvustad ennast ka meie vaatajatele, kes sa oled ja mis sa teed ja milles sinu töö seisneb? No, olen Tartu Ülikoolis töötanud juba 40 aastat, nii et päris pikalt ja ma olen meie instituudis on molekulaar- ja rakubioloogia instituut, selle vivaariumi juhataja, nii et tegelen loomadega. Ja meil tehakse just erinevad loomkatseid, aga instituut on suur ja
meil on väga palju erinevaid teemasid siin, nii et elu on huvitav. Jaa, mul oli tegelikult siin olles ja vaadates teie ruume hästi kade meel, tundub nii äge töö ja nii põnev, et aga kas kõiki siin töötavaid inimesi võib siis nimetada teadlasteks? Ma arvan küll, kes teadusega tegeleb, see on ikka teadlane. Ja no meil on abipersonali ka, kes aitavad tööd teha, aga näiteks ega teadlane ei saa Petri tassi, mida siin te enne just katsusid või mida sa katsusid ja kus me külvasime peale. Petri tassi ei saa kuskilt niisama, seda peab keegi ette valmistama sulle. Autoklaavima, tegema muid tööd, nii et sellist abitööd ja kes on äärmiselt olulised, ilma nendeta me ei saa hakkama, neid on päris palju tegelikult. Nii et meie majas vast siin on, ütleme, 70% on meid teadlasi ja 30% on neid abilisi. Selge. Aga kuidas on noorte teadlastega või kas viimasel ajal on noorte seas teadus ja kõik selline teadusega seotud noorte seas siis populaarsemaks muutunud? Et siin samas on ju teaduskeskus Ahhaa ka kõrval, et kus käib palju noori ja lisaks igasugustele koolis teadusteemalistele programmidele ja huviringidele. Et kuidas teile tundub või sulle tundub? Mulle tundub tegelikult, et vist hakkab asi minema paremaks. No ma olen siin teadus nii kaua olnud ja õppetööga tegelenud, et võib-olla mõni aeg tagasi, ütleme 10 aastat tagasi, tundus, et vähemalt bioloogia huvilisi jäi vähemaks. Miks jäi vähemaks? Sellepärast, et siis tuli suure hooga peale IT ja kõik sellised asjad. Inimesed läksid kõik arvutiteaduste peale. Arvutiteadused on ka praegust väga populaarsed, aga mulle siiski tundub, et meil tudengid puudust meil ei ole. Nii et võiks rohkem olla, aga puudust meil kindlasti ei ole. Nii et ma võin öelda küll, et on populaarne. Selge, väga hea. Aga kuidas teie siin aitate siis noortel või noori teaduse juurde rohkem, kas kutsute kuidagi neid või kuidas, mis on nagu teie roll selles noorte teaduse propageerimises siis? Oi, siin on meil rolle päris palju. No kui instituudi koha pealt võtta, siis näiteks meil instituudis on rändav bioklass. See käib juba, ma ei tea, 5-6 aastat on käinud mööda Eestimaad erinevaid koole, õpetab molekulaarbioloogia meetodeid koolides lastele, kes on huvilised. Siis meil on näiteks üliõpilaste teaduslik ühing, bioloogide üliõpilaste teaduslik ühing, kes käivad samuti õpetamas koolilapsi. Ja lisaks ma ise tegelen näiteks bioloogia olümpiaadiga, Eesti bioloogia olümpiaadiga. Ja just eelmisel reedel oli Eesti bioloogia olümpiaadi piirkonna voor. Nii et me tegelesime sellega, tegime küsimusi siin ja mul on väga hea meel, et kui eelmine aasta näiteks võttis sellest bioloogia olümpiaadi piirkonna voorust üle Eestiline, sellest osa kuskil 300 õpilast, siis see aasta oli üle 400. Nii et neljandik juures, see on ju suur kõva sõna. Nii et ma arvan, et bioloogia on populaarne. Jaa, päris märkimisväärne number, aga... See oli ainult gümnaasiumi osa. Põhikool tuleb veel juurde. Ja põhikoolis näiteks eelmine aasta, see on veel toimumata, eelmine aasta oli põhikoolis ligi 1000 osalejat. Päris palju. Jaa, aga mis need kõige vägevamad viimase projektid või avastused, mis teil siin tehtud on? Mis need on olnud? No avastusteks võib-olla ei saa neid asju nimetada, sellepärast kui me räägime Einsteini relatiivsusteooriast, siis see on avastus. Või mingite bosonite või mingite muude kosmiliste osakeste leidmine, see on avastus, aga me teeme siin igapäevast tööd ja loomulikult meie töös tuleb ka välja väga palju erinevaid huvitavaid asju. No näiteks meie instituudis uuritakse kasvajarakke, kuidas kasvajad arenevad, kuidas kasvajad tekivad ja sellepärast kasutatakse näiteks ka loomamudeleid iirte peal tehakse, aga valdavalt on muidugi see töö ka koekultuuris. Uuritakse lihtsalt, kuidas, millised komponendid võivad kasvajarakke pidurdada nende arengut. Väga oluline asi. Siis tehakse meil geenipuid, Oomikumi instituut, seesama maja, mille aatomis me siin oleme. Siin uuritakse inimese evolutsiooni, väga oluline asi. Siis väga erinevaid asju on meil näiteks eelmisel aastal, 2021. aastal meie instituut sai 5 granti rahastust, nii et 5 teadusprojekti hinnati selliseks, neile antakse riigi poolt raha, et see on juba minu eest suur asi. Et tegevusi on erinevaid, uuritakse molekulaarbioloogilisi asju, näiteks ribosoomide tegevust ja uuritakse rakkude tööd, kuidas mingis rakus mingi ainevahetusahel läheb ja uuritakse mikroobe. Vaadatakse, kuidas üks mikroob võib näiteks keskkonnale kasulik olla, kas mikroob suudab keskkonnas näiteks põlevkivi jäägid ära lagundada või naftat lagundada
et noh, kõik need on sellised asjad, mille kasu sa kohe ei näe, aga mille kasu võib-olla tuleb alles aastate pärast. Aga kas muidu kõige selle kõrvalt jääb teadlastel siis aega ka oma hobidega tegeleda? Ikka jääb. Ikka jääb. No vot. Aga kui palju teil üldse siin, kas sa oskad mulle nüüd vastata, et kui palju teil siin tantsimisega seotud inimesi on, kas keegi tantsib teil ja kas sa ise ka tantsid? Meil on päris tipptantsu, meil praegust seda ma ei oska isegi öelda, mõni inimene meil on olnud, aga ma praegust Lilian Kadaja näiteks on Lilian Kadaja Saarepuu on meie majas, töötab rakubioloogias ja tema on ju tantsu teinud päris kõvasti. Aga ta praegust tegeleb õpetamisega muidugi rohkem. Aga mina olen näiteks Veiko Ratas ja Kairi Paama juures käinud 10 aastat tantsu teinud, peotantsu. Nii et selles mõttes see on ka päris hea ja me ei teinud muidugi võistlussporti. Minu meelest oli Pastla baar oli võistlus, kus me käisime, see on iga aasta lõpus toimus vanasti. Nii et seal me ikka osalesime aga praegust on tants minu eest peotants on selles mõttes hea, et ta on selline sotsiaalne tegevus, kus sa pead ennast piisavalt pingutama, kus sa saad näha edusamme, kui sul ikka mõni samm välja tuleb, siis sa tunned head meelt sellest. Ikka. Ja kus sa saad ka oma vaimu rakendada, tähendab, et asja paremini teha, lihvida teha, nii et mulle peotants selles mõttes väga meeldib ja selles mõttes on see hea meel, et te sellise asjaga tegelete. Jah, aga tegelikult mul on siin veel küsimusi sulle, et mis on võib-olla see tantsimisega kõige ägedam mälestus sinul? Vaat, see on nüüd küll hea küsimus. Me tegime peotantsu küll, aga siis see on Tammeklubi on meil, mida Veiko ja Kairi juhendavad, Tartus Tammeklubi ja me oleme käinud Tammeklubi meestega, alustasime meeste tantsupeol käimist. Nii et me oleme need meeste tantsupidusid vist on 3 olnud, aga me oleme 2 osalenud. Nüüd eelmine aasta järele, ma loodan, et nüüd see aasta tuleb see uus. Ja siis meie naised, kes meil partnerid on, need siis hakkasid naiste tantsupeol käima. Nii et võib-olla see on selline huvitav mälestus, mis on ühest välja kasvanud, et tantsimine on alati kulub ära. Jah, tõesti. Aga kindlasti te teete siin instituudis õpetades ja uurides väga vajalikku tööd üldse Eesti ja maailma jaoks. Ja ma soovin teile rohkelt vägevaid avastusi ja toredaid ja inustunuid õpilasi. Aga meie siis lähme saatega edasi. Aitäh! Aitäh teile! Ma tean, et sinu igapäevased tegevused pole seni olnud ei molekulide ega rakkudega seotud, kuid kas võib olla, et nüüd mõtled ringi ja siit algab sinu teadusteekond? Tegelikult oli hästi põnev päev seal Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis, aga ma ikkagi jään oma eriala peale, ehk siis noorsootöö. Mind kuidagi koidab see rohkem. Mõtlesin tegelikult ka ise midagi katsetada. Kas mina võiksin olla järgmine teadur nii-öelda? No isegi kui meil on Päästeametiga tutvused sees ja kustutusvesi oleks olemas käe pärast võtta, ärme midagi leekidega lõppevad ette küll võta. Ei, seda mitte. Kuigi jah, ma arvan, et tantsukoolidel on põnev ning põletav uudishimu aina kasvab. Kui palju punkte nad oma kavade eest said, vajaks praegu küll juba jahutavat veega kustutamist. Aga vaatamegi siis, kuidas hindasid teineteise tantsulisi esitlusi osalejad ise. Väga põnev. Pinge aina kasvab, kuid kes on meie esimese vooru võitja, on vara veel öelda, sest kuulamata on meie auväärt kohtunikud, kuid kannatust veel. Kõik võistlejad on ühest küljest küll üksteisele konkurendid, kuid vaatamata sellele jagus teineteise kohta ka palju kiidusõnu. Ühe tantsukooli video kohta öeldi, et puudutas iga vaataja hinge ja et see on üllatusliku idee, ägeda koreograafia ja professionaalse videopildiga. Milline tantsukool võiks olla? Ja kellelegi tehti suur aplaus vägevale loole ja lõpplahendusele ning kiideti väga heade emotsioonide eest. Kas keegi tunneb selles kirjelduses end ära? Aga kellele võiksid kuuluda kaasahaaravuse ja naljapakkumise punktid? Kas hakkame ennustama, kelle kohta need väited käisid? Ma selle kohvipaksu ja sipelgapesa järgi ennustamise jätaks mõneks teiseks korraks. Aga mina näiteks käisin Tartu teaduskeskuses Ahhaas, kus oli üks selline klaaskuul
presenteeritud küll, mille abil oleks tahtnud lausa virtuaalse tantsulahingu üldvõitjad kuulutada välja. Sul jäi siis ikka ennustamata, aga mida Merili teaduskeskuses tegi, mida seal nägi ja kelle töövarjuks käis, saame nüüd kõik koos vaadata järgnevast klipist. Täna kutsun ma teid teaduskeskusesse H, kus meid on ees ootamas juba Monika. Tere Monika! Tere! Sinul tundub küll olevat kadestamisväärselt huvitav töökoht, aga millega sina siin H-s tegeled? Aitäh! Olen nõus, et on kadestamisväärt töökoht ja töökoha nimeks on siis sündmuskorraldaja. Ehk siis korraldan suuremaid, väiksemaid sündmuseid siin H-s. Teil on samuti väga huvitavad näitused ja programmid ja samuti teid on tihti näha ka televisioonis läbi viimas neid, et kust need mõtted kõik tulevad? Ütleksin, et meil on siin majas sellised kuldajud koos, et meil on näiteks töökoda ja töökoja mehed, kes siis ehitavad valmis selliseid asju, nagu te siin näete. Meie näitus, mis siis 2 korda aastas vahetub ja siis programmiosakond, kes siis erinevaid tegevusi nii-öelda teadusteatritesse ja laboritesse loob, siis tegelikult ka turundusosakond, kes hästi palju panustab erinevate mõtetega. Jaa, aga milline on üks tavaline tööpäev H-s, kui nii üldse saab küsida, sest siin on kõik nii huvitav ja kas üldse on isemoodi? Küsida võid niimoodi, aga ma ütlen, et jah, et iga päev ei ole samasugune. Kuigi ka sõltuvalt perioodist, et praegu on näiteks rahulikum, aga kui siin on meie sügisel teadlastööfestival, üks meie esisündmustest toimub, et siis on tegelikult iga päev erinev, et hommikul oled ühes kohas, õhtul oled teises kohas, siis 3. hetkel teed hoopis 3. asja ja et siis on küll siuke teistsugune. Võib ka vist öelda, et meie justkui korraldame siin läbi ühte katset, et meie mõtlesime, et kuna on nii palju piiranguid, oli ka ennem ja on nüüd praegugi, siis et ikkagi tantsijad saaksid tantsida ja võistelda omavahel. Aga kas näiteks AHA-töötajad ka tantsivad? See on hea küsimus. Ma tean, et AHA-kad on väga suured tantsulõvid, kui meil on oma sisesündmused. Neile väga meeldib tantsida ja hüpata ringi, aga nii-öelda organiseeritud tantsimist, et keegi otseselt sellega tegeleks, seda ma ei tea. Aga kuidas sinul tantsimisega on? Mulle meeldib ka väga tantsida ja kunagi mõned aastad tagasi isegi tantsisin ka meie stuudios mõned head aastad. Aga mis siis selle juures kõige ägedam mälestus sul on? Ma arvan, et kõige ägedam mälestus on need laagrid, nii suvelaagrid kui ka siis talvelaagrid, kui jälle terve tantsukool sai kokku ja siis saime seal tantsida, lõbutseda, koos olla. Seda mäletan ka mina. Meid on vaatamas palju noori ja lapsi, kes on ka kindlasti külastanud seda AHA-keskust. Aga kui mõni noor tulevikus mõtleb, et just tema tahab seda töökohta, siis mis on need head põhjused, miks tulla siia AHA-sse? Kõigepealt, et kui mõni noor vaatab ja tahab ka päriselt tulla, siis tuleb kirjutada, et võib-olla meil on mõni äge koht vaba või saab alati ju praktikale tulla, et selle majaga nagu lähemalt tutvust teha. Aga miks? Meil kolleegid armastavad öelda KKK, ehk siis väga hea kohv, siis kringel, mida haakad söövad hommikul, õhtul, lõunal ja kolleegid, ehk siis väga hea ja toetav tööseltskond. Aga suur aitäh sulle, Monika, ja palju edu nii H-s kui ka, et palju ägedaid külastajaid tuleks. Aitäh! Nüüd aga jätkame punktidega, sest kindlasti on see üks põhjus, miks te hetkel meid kuulamas ja vaatamas olete. Kes meid ka möödunud aastal jälgis, mäletab ehk kohtunikuna sai alati ka külaliskohtunik. Sel korral on kavasid igas saates hindamas 3 põhikohtunikku, keda võistlejad nüüd ja edaspidi võluma peavad. Igas saates avaldavad kohtunikud video vahendusel punktid ning annavad osalejatele ka väikese tagasiside.
kes kõnetas enim meie kohtunikke, saame teada nüüd. Hindamist alustab Leili Väisa. Virtuaalse tantsulahingu esimese vooru punktid. Tere tulemast taas kord Haapsaare külla Antsla valda Võrumaale, mis asub peaaegu Karula rahvuspargis. Mul on rõõm teatada teile esimese vooru tantsulahingu punktid. 1 punkti saavutab auväärselt Võru tantsukeskus. 2 punkti Saare Sära tantsukool. 3 punkti 5 tähte. 4 punkti Error tantsukool. 5 punkti Face tantsukool. 6 punkti Tähtvere tantsukeskus ja 7 punkti Bertram stuudio. Aitäh teile kõigile suurepäraste ja tõesti puudutavate sõnumite eest ja head loovust teile! Aitäh, Leili, ja nüüd lõunast põhja. Hindeid hakkab andma teine põhikohtunik Merle Kaare. Tere, kallis tantsurahvas! Esimese ülesande punktid on Merle Kaare poolt järgmised. Saare Sära. Tantsukool saab 1 punkt. 5 tähte tantsustuudio 2 punkti. Error tantsukool 3 punkti. Võru tantsukeskus 4 punkti. Bertram stuudio 5 punkti. Face tantsukool 6 punkti ja Tähtvere tantsukeskus 7 punkti. Head edaspidist tantsulusti teile kõigile! Aitäh, Merle! Kolmandana saab sõna Helit, kelle punktid tulevad siit. Esimese vooru punktid minult. 1 punkt Saare Sära tantsukool, 2 punkti 5 tähte, 3 punkti Error tantsukool, 4 punkti Bertram stuudios, 5 punkti Tähtvere tantsukeskus, 6 punkti Võru tantsukeskus ja 7 punkti Face tantsukool. Aitäh ka Helitile! Tundub nii, et esimese vooru punktitabel hakkab nüüd selgitama ning kohe saamegi teada, kellele naeratab õnn olla tantsulahingu esimese vooru võitja. Palju õnne, Tähtvere tantsukeskus! Esimese vooru võit on teie ning ühtlasi kuulub teile ka tantsulahingu esimene vaheauhind, milleks on 16 piletit Eesti Maanteemuuseumisse Põlvamaal. Maanteemuuseum on Kagu-Eesti suurim kultuuritankla, kus leiavad vahvaid tegevusi nii väiksemad kui suuremad muuseumi külastajad. Külastust tasub kindlasti ette võtta siis, kui õues on soojem ning ka välialad lahti. Siis saab külastada ka liikluslinna ja Vigurvenda rada. Lisaks piletitele on kingikotid täitnud ka meie armsad koostööpartnerid, keda sooviksimegi siinkohal eraldi tänada. Mahenäksi vabrik Süü on meie esimese vooru võitjale välja pannud käsitööna valmistatud imemaitsvad mahenäksid, mis on mõnusaks ja toitvaks vahepalaks igale tervisest ja heast toidust lugupidavale tantsijale. Kindlasti on kõik treenerid korduvalt ütlenud, et tantsija janu kustutaja on vesi. Nii ongi meie teiseks suurepäraseks koostööpartneriks Värska vesi, kelle unikaalset Värska Natura Plus maitsevett saab
nautida, kui on ka kõige väsitamad trennid. Proovisin minagi ning kiidan takka. Vesi on kõige parem janu kustutaja ning väikse kõhutäite annab kartulikrõpsude asemel kindlasti mahenekside sari. Nagu tabeliseisust näha oli, võtab võistlus nüüd tuure üles. Ent parem on alla anda või virtuaalset tantsulahingu võitu tähistada, sest meie võistlus alles algab ja palju on veel ees. Lisaks numbrilisele hinnangule on žürii andnud välja ka eripreemia. Selle saab omale koostöö ja keerulise rekvisiidi kasutamise eest Tantsustuudio 5 tähte. Soovime õnne ka eripreemia saajale. Üks pinge on nüüdseks mööda saanud. Punktid on antud ja võitjad selgunud. Küll aga tahaks mina nüüd võistlejate asemel teada saada, mis on uus ülesanne ning juba kohe uusi ideid genereerima hakata. Jah, kuumaks köetud tantsupõrand on jahtunud, tantsijate janu kustutatud ning aeg asuda uue ülesande kallale. Järgmine ülesanne kõlab nii. Teadus võib olla nii hariv kui ka lõbus. Nagu ikka on klippi pikkuseks kuni 3 minutit. Osalejatel endal jääb mõelda tantsule pealkiri. Tantsulisi lahendusi ootame hiljemalt 15. veebruariks e-kirjaga saadetuna. Ja ärgem puhkama jäägem, sest käib armutu tantsulahing ning peaauhinna viib endaga koju vaid üks tantsukool. Sellega meie tänane saade lõpeb. Aitäh, et olid meiega. Näeme 3 nädala pärast ikka pühapäeval kell 18:00. Lennukaid mõtteid!